Ma olin kõige rohkem löödud vahetult peale abikaasa surma. Raske oli ette kujutada, kuidas edasi elan. Olin põhiliselt kodus. Mure oli ka meie aia pärast. Abikaasa oli olnud seal meie A ja O. Mis tunne on üksildus? See on tühi tunne. Igatsus. Pisar tuleb silma. Istud, mõtiskled, vaatad aknast välja. Kõige hullem on lamada voodis ja vaadata lakke. Eks mind aitasid pere, lapsed ja lapselapsed, aga tuge sain ka ühelt vanalt koolivennalt, kes oli samas olukorras. Ka tema abikaasa oli hiljuti lahkunud. Me ei olnud aastaid kokku puutunud, aga siis juhtusime poes nägema. Käisime koos kohvil, hakkasime tasapesi kuidagi koos toimetama. Selle sama aia võtsime koos ette, et päris käest ära ei läheks. Nüüd on sellega juba enam vähem. Ega muud valikut ei olnud. Tuli lihtsalt hakata tegutsema, positiivselt mõtlema. Üksildus võib olla igaühe jaoks erinev. Ühte kindlat rohtu üksilduse vastu pole, kuid igaühel meist võib olla oma rohi.